Tere hommikut ja tere tulemast. Teatud ringkondades tuntakse praegu suurt huvi tahvöön energia vastu. Ehitatakse plejaadlaste juhendusel tahvöön kambreid. Ja mina kavatsesin teilegi sellest täna rääkida, mis see tahvöön on, mida sellest teatakse. Tahvööni asju teaduses meil veel kuigi palju ei tunta, kuid meile annavad teateid kraion, plejaadlased ja neid teateid ja õpetusi antakse üle maailma mitmetes erinevates kohtades. Mitmel pool töötavad juba tahvöön kambrid ja nüüd ma siis loen teile ette, mida siis meile on antud tahvöönidest. Sest see puudutab meid kõiki, ei ole mitte kedagi, keda see ei puudutaks. Sellepärast otsustasime sellest teile täna rääkida. Kraion ütleb, et biofooton on peamine osa inimteadvuse väljast ja ka aurast. Jumala nägu on inimese DNA-s. Inimesed on igavikulised olendid ja eraldatud ülejäänud elust. Tahvöön on osake, mis liigub valgusest suurema kiirusega. Kraionile esitati küsimus, kallis Kraion, mida sa arvad tahvööni energiast? Kas tahvünatsiooniprotsess mängib rolli tuleviku teaduses, meditsiinis ja meditatsioonis? Kraion, jah, kõigis nimetatud ja ka paljudes muudes rollides. Tahvööni energiat ei saa panna sahtlisse ja eristada teistest paljumõõtmelistest energiatest, kuigi ta on eriline. Võite teda nimetada salapäraseks loovaks kõiksuse energiaks. Ta on alati olemas ja võib olla fokuseeritud esemetesse. On tajutav nagu sõber, kes aitab, kui seda vajate. Kui tunnete kristalli või vääriskivi energiat, siis kõigil neil on reeglina võimas spetsiifiline energia, mis on kasulik kindlas tähenduses. Tahvöön, see on ainus energia kogu selles energiasupis, mis häälestub teile ja loob tasakaalu. Tahvööni ainus funktsioon on teha teie elu paremaks ja aidata teistel energiatel täita oma ülesandeid. Niisiis, see on väga rahulik energia. Ta ise häälestub teie energiale ja teab, kuidas teile abiks olla, sõltumata toimuvast. Need, kes avastasid mooduse, kuidas tahvööni paigutada klaasi ja teistesse materjalidesse, annavad teile võimaluse kanda teda mugavalt endaga kaasas. Aja jooksul leiab tahvöön kasutamist teaduses ja meditsiinis. Sedamööda, kuidas te olete nõus tunnistama, et tahvööni ülesanne seisneb lava ettevalmistamises. Mõistate tema kasulikkust kõikjal. Teadke, te kõik viibite kvantseisundis. Teie reaalsus pole suuteline seda nägema, sest tajute end individuaalselt, kuigi olete kõik omavahel seotud. See võimaldab tahvööni sarnastel energiatel eksisteerida ja teada, kes te olete. Tahvööni energia teab, kes te olete ja toetab teid. See on intelligentne energia. Ma loodan, et te saite aru sellest, millest ma rääkisin praegu. Hiljem saate lugeda kodulehelt täpsemalt. Nüüd Priit on leidnud internetis teateid selle kohta. Päris palju teateid selle kohta, mis on tahvööni energia, kuidas see toimib. Näita seda raamatut. Siin on, näitan teile praegu raamatut. See on The Pleiadian tahvöön kamber, plejaadlaste tahvöön kamber. Ja siit on siis võetud see jutt, mis nüüd Priit on mulle andnud.
et praeguse ajani on planeedil Maa kehtinud valdavalt entroopia seadus, mis lühidalt tähendab, et kõik kaob ja laguneb ajas. Kuid tegelikult on entroopia seaduse kõrval kõikjal universumis kasutusel ka süntroopia seadus ja sellest täna räägimegi. Süntroopia pärineb absoluudist ja vabastab teadvuse ja mateeria füüsiliste baasseaduste haardest. Lemuuria ja Atlantise kuldajastul teati, kuidas süntroopiat enda ja ühiskonna jaoks kasutada. Ja nüüd on süntroopia järjest enam ka meile kättesaadav. Süntroopia on jõud, mis harmoniseerib kaootilised energiaväljad ühtseks tervikuks ja ületab aja ja ruumi piirangud, nii nagu neid entroopilise keskkonnas kirjeldatakse. Valguse kiirus, Plancki konstant, peenstruktuuri konstant ja nii edasi. Ühtsuse energia pärineb absoluudist ja tiheneb läbi erinevate universumi dimensioonide. Kui ühtsuse energia jõuab hingedimensiooni, loob see harmoonilise energia välja, mida füüsikud kutsuvad nullpunkti energiaks. See on kõrges võnkesageduses, teadvuses olek, kus kõik toimub hetkega väljaspool aega ja ruumi. Plejaadlased ja teised kosmilised valgustsivilisatsioonid kasutavad tahvjoone kui olulist energiaallikat informatsiooni vahendamisel, kosmoselaevadel, tervendamiseks, noorendamiseks ja nii edasi. Tahvjoonid liiguvad valguse kiirusest kiiremini. Nad saavad liikuda valguse kiirusest ainult kiiremini. Neid ei piira aeg, ruum ega mateeria. Tahvjoonide vöö, mis tähendab entroopilise ja süntroopilise universumi piiri, on nüüd ka ümbritsemas maad. Kõrged kosmilised kiired sisenevad päikesesüsteemi tähtede vahelisest ruumist ja toovad endaga kaasa ka tahvjoone. Osa nendest tahvjoonidest jõuab ka maa pinnale. Pikemas perspektiivis ujutavad tahvjoonid kogu maa üle, kuid praegu on maal veel ümber energiabarjäär ja tahvjoonide siia jõudmiseks on vaja spetsiaalset ruumi. Üks selline tahvjoonide ruum on ka praegu pildil, mida te enda ees näete. See kasutab laes olevaid püramiide. Sel püramiidil on täpselt sama mõõtkava, kui on Bosnia püramiidil ja ümber tooli olevat 6 kristalli. Püramiidil on sama kaldenurk, mis Bosnia päikesepüramiidil, millest oleme varem rääkinud. Laes olevad püramiidid, kristallid ja püha geomeetria moodustavad energiakanali, mille kaudu tahvjoonid kõrgetest dimensioonidest meieni saabuvad. Nüüd vaadake seda pilti, kujutage ette, et te istute seal tooli peal, mida enda ees pildil näete. Ja katsuge kogeda tahvjoonide energiat, mis tuleb läbi püramiidi tipu otse teisse. Kogeme seda 3 minutit. Mina tunnen sellest püramiidi tipust otse sinna tooli peale minu sülle või minule tuleb peen, mingisugune eriline valguse kiir. Ja siin on olnud teisigi inimesi, kelle käest ma olen küsinud, mida nad kogevad. Nad tunnevad selle mõju. Ma loodan, et teiegi tunnete. Ja see mõjub teisse soodsalt.
pärast kirjutage mulle, mida te tundsite. Et mul oli siin üks hea tunnetaja, Jaanuse nimeline mees. Ta ütles, see energia, mis sealt tuleb, on täiesti teistsugune kui muud energiat. Nii tundis tema ja mind huvitab, mida teie tunnete. Kui Priit mulle selle tahvjonide kambri pildi tõi, siis ma mõtlesin, et ma igaks juhuks küsin ka Jakatsi käest üle. Jakats on läbi aegade olnud suur õpetaja mulle. Küsisin siis plejaadlaste juhendite kohaselt valminud tahvjoni kambri kohta ja Jakats ütles, seal on vooluring, mis annab sellele energia jõu. Energiad on osatud aheldada üksteisega, sest on küsimus erinevatest energiatest. Siin need kõik on osatud aheldada ühte vooluringi. Vooluring tekib läbi nende 6 kristalli. Ülevalt tuleb alla läbi püramiidi tipu energia ja see tekitab vooluringi just nimelt nendes kristallides. Seal on hea energia, raviks on võimas mõju. Näiteks ravipaigana võiks seda kambrit kasutada. Kui inimene on kogenud seda, oleks hea, kui ta oma energias suudaks pääseda samasse vooluringi. See piltki on harmooniline ja kaunis. See oli Jakatsi vastus minule. Eestiski planeeritakse ehitada neid tahvjonkambreid. Maailmas on neid juba mitmeid. Nii et kui te kuulete, et Eestis kuskil on mõni tahvjonkamber, siis saate minna ja kogeda otse, kuigi te saate kogeda seda ka pildi kaudu. Ja nüüd siis tuleb see meditatsiooni osa. Täna me keskendume Põhjala valgusele, mis pääses lahti Ruhnu saarelt ja katab praegu tervet maakera. Olete seal, kus olete, võtke mõttes ühendus Põhjala valgusega ja ammutage seda endasse nüüd 10 minutit. Teeme seda vaikuses. Teid on kogus palju ja me oleme kõik ühise energias. Selle kaudu ammutada Põhjala valguse energiat on väga võimas asi. Mina näen, kuidas minu suhtes tuleb see energia voona vasakult paremale. Ma ei tea, kuidas teie suhtes on, kuidas te istute vasakult paremale ja katab teid. Teie seas on ka mõned inimesed, kes ei ole suutnud keskenduda. Mõelge Põhjala valgusele, see on suur teadlik valgus, mis on teil igal pool ümberringi. Lubage selle endasse tulla. Ilma keskendumata te ei saa liituda selle energiaga. Praegu liitus, tähendab,
keskendus päris palju inimesi. Valgus katab teid kõiki ja mina näen seda.
Ma näen teid, kõiki mediteerijaid, olevat nagu valguse teki all. See valgus ei ulatu taevani kõrgele, aga see katab teid justkui tekina kõiki. Ja nii katab ta meie planeetigi. Need, kes midagi Põhjala valgusest ei tea, need saavad lugeda tagantjärele minu eelmisi meditatsioone, kus me sellest räägime. Täna ei jõua kõigest rääkida uuesti. Nüüd lõpetame valguse ammutamise endasse. Me oleme kõik nagu suured kiirgavad valguspallid ja hakkamegi seda valgust välja kiirgama. Samas anname loa kõrgetele universumi valgusolenditele meie välja kiiratavat valgust kasutada seal, kus on hirm, kus on ebakindlus ja üldse, kuhu seda vajatakse. Nüüd vaikuses kiirgame välja 10 minutit. Säilitage rõõm ja rahu endas, siis on see välja kiiratav energia eriti kvaliteetne.
sädelev energia kiirgab teist välja väga hästi.
Energia voolab väga hästi. Ilus puhas valgus, mis välja voogab. Kohal on meid praegu 300 ringis, võib-olla rohkemgi. Nii et see on võimas valgus, mida me välja koos kiirgame. Kiirgame veel paar minutit. Lõpetame neid siin üheskoos välja kiirgamise, aga jätkake seda igaüks kogu oma teel täna, homme, ülehomme kuni järgmise pühapäevani. Siis jälle ammutame energiaid ja kiirgame välja. Nüüd on mul teile üks küsimus. Kas te soovite maikuus kell 10 alustada meditatsiooniseansiga või kell 11? Siiani alustasime kell 11. Kirjutage vastu Kajas, palun, me arvestame seda, kas kell 10 või kell 11 maikuus ja suvel. Mis on teile sobivam? Ja nüüd tänan teid tänase päeva ees. Oli väga tore. Tegime koos palju head kõige hüvanguks. Aitäh ja kena pühapäeva teile!